Tere sõbrad! Me oleme tulnud külla ettevõttele, mis on pakkunud elamusi juba 20 aastat. Kes on need inimesed, kes kõik selle võimalikuks teevad? Näeme tänases saates. Tere tulemast FunRenti! Rauno, FunRendil on nüüd 20 aastat tähistatu juubelit. Palju õnne! Aitäh teile! Mis siis 20 aastat tagasi täpsemalt juhtus? Eks 20 aastat tagasi pikka aega, aga eks kõik asjad saavad alguse läbi juhuse ja ma ikka meil ei väsi meeles see esimese telgi juhtum, et kus sai esimese telk ostetud krooni ajal veel ja siis vana universaalkerega BMW pagasnikus viisime seda klientide juurde ja kahekesti teise omanikuga paigaldasime seda. Ja siis hakkas edasi minema, tulid juba teised telgid ja kolmandad telgid ja tänaseks 20 aastat hiljem on seda tegelikult väga äge meenutada. Olete asja südamega teinud ja pole kindlasti juhus see, et te täna tunnete Eestis selle valdkonda ja selle valdkonna DNA-d ikkagi kõige paremini. Või sa vaidled vastu? Tänaseks oleme ikkagi oma valdkonna suurimaks kindlasti saanud ja meid eristab palju ja kiitused meie töötajale ja kollektiivile, kellega kõik on see tegelikult teekonda ju tehtud, mis on olnud väga kirev, väga palju juhtumeid ja väga äge, aga tõesti, tänaseks hetkeks me nimetame ennast, võib öelda, et profideks ja eks see tulemus olegi tegelikult ju näha, et kui me õiget asja ei teeks, siis me ei oleks nii kaugele jõudnud, aga veel kord, eks põhiargument on meeskond ja kliendi päris vajaduste teadmine ja uurimine ja väljaselgitamine. Sellepärast ka aastas korra kliendipäevad? Ja tõepoolest selliseks on neil FunRent perepäevad, kliendipäevad kui ka meie ühisürituspäevad kollektiiviga, ja lisaks meeskonna väärtustamiseks meil on nüüd viimased 3 aastat olnud nii, et me viime nad iga aasta reisile ja mitte Türile reisile, vaid oleme siin täitsa erinevaid välisriike võtnud ja iga aasta erinevad, et on need seal Küprosed, Maltad või Hispaaniad ja nii edasi ja samuti ka järgmine aasta reis on kokku pandud ja ma arvan, see on ka kindlasti üritus, mis ühendab töötajaid segavasti ja kõik ootavad seda reisi, et äge, jaanuaris saab reisile minna. 20 aastat FunRendi edulugu, et mis saab nüüd siit edasi, kas annab veel paremaks minna? Ma arvan, et kes ei kasva, see sureb, et alati saab paremaks minna, aga eks ikka põhiline ole, et turg muutub, tooted muutuvad, igal aastal erinevad tooted moes ja nii edasi ja loonud väga palju tütarettevõtteid ja nii edasi on need FunRent Deco või Deco mööbel või erilised asjad, mida turul ei ole, et ma arvan, nendest ideedest kindlasti otsa ei saa kuhu edasi ja kõige põhilisem on võib-olla seda suunda hoida, et kogu aeg edasi, mitte hetkekski mõelda, et nüüd me oleme valmis, et siis saab edasi ainult tulla langus. Loorberitele puhkama ei jää? Kindlasti mitte. No FunRendiga oleme koostööd teinud juba, ma ei oskagi kohe täpselt aastaarvu öelda, aga niisugune tubli üle 10 aasta. Ja ma arvan, me oleme koos mõnusalt kasvanud kogu selle perioodi jooksul, et oleme andnud neile pidevalt enda poolt tagasisidet, mis on hästi, mis on vahepeal halvasti ja kogu aeg oleme saanud koos kasvada, et paremaks minna. Ja miks me nendega teeme kindlasti on nagu see, et nad on ka väga pühendunud uutele lahendustele orienteeritud, meil on väga professionaalsed projektijuhid ja kellega siis, kui endal tekib crazy idee, et nii oleks vaja lahendada, nii nad ka siis selle lahenduseni meiega üheskoos jõuavad, et ei ole olemas sellist ei-vastust nende poolt. Kui me teeme FunRendiga koostööd, siis me rendime enim siis ürituste mööblit, gaalamööblit, teiseks kindlasti lavalahendused, välitelgid, see on siis rohkem suveperioodi ajal, aga enim on, ma arvan, see mööbliartikkel, mis nende käest tuleb. Oleme tellinud ka dekoratsiooniteenust, mis on samuti väga äge ja professionaalne lahendus nende poolt täna olemas. Ivar, mida sa soovitad, kas on mõistlik osta või rentida? Ma soovitan mõlemat. Tegelikult on lihtne, et kui sul mingi toode, mida sa kasutad aastas vähem kui 5 korda, siis on sul mõistlik seda rentida. Aga FunRendi puhul on see huvitav fakt, et FunRent ei ole ainult rendifirma, vaid me oleme ka maaletooja ja müügifirma.
meie käest saab ka osta ja tõesti maaletooja hindadega ja praktiliselt kõike, mida me rendime, seda me ka müüme. Et ise ostma ei ole vist mõtet hakata kuskilt kaugelt Hiinamaalt, et meie elame ikkagi ju siin väga ilmastiku tundlikus regioonis. Absoluutselt. Hiinamaalt osta ei ole vaja, saab osta siit meie käest ja meil on see harukordne võimalus, et kõik, mis meil kodulehel väljas on meil ka laos olemas, et eristume ka siis selle poolest, et meil on piisavad laovarud ja kaup kogu aeg saadaval. Me toome ise toome maale igalt poolt, nii Hiinast, Euroopast, praktiliselt võib öelda, et igalt poolt maailmast. Meie siis kaubamärk, mida me siis oma toodetel eksponeerime, on Nordify, et tegemist on siis katuskaubamärgiga, sinna kaubamärgi alla kuuluvad siis meie maale toodavad tooted, päiksevarjud, pop-up telgid, LED-mööbel, õllemööbel, puitmööbel, plastikmööbel, gaasisoojendid. See valik on tegelikult üsna suur ja nagu siis öeldud, näiteks LED-mööbel võib öelda täna seda, et konkurentsi Eesti turul väga vähe, et kui soovid oma koduaeda või koju osta LED-kuubikut, LED-baariletti, LED-pukktooli, küülerit, mis iganes, kõik see on meie käest saadaval ja meil olemas. Et olete väga hoolikalt valinud, et mida tuua ja see tähendab ka seda, et te pakute ka järelteenindust, et kui midagi ütleb üles, on võimalik ka varuosa leida. Absoluutselt. Meie üks äriloogika ongi see, et on see siis mööbel või on see siis see telk. Meil on ka varuosad olemas ja varuosad olemas toodetel, mida me oleme müünud 10 aastat tagasi, mida me oleme müünud 5 aastat tagasi, ka nendele on samamoodi varuosad olemas. Ja kui näiteks mõni hiigelsuur telk saab ikkagi maru sopaseks kehva ilmaga, et kas seda on võimalik ka teiega koos küürida? Absoluutselt. Lisaks sellele, et me müüme ja rendime, me ka hooldame. Et meie üks ärisuundadest on ka siis näiteks päikesevarjude rent. Päikesevarjud lähevad kevadel välja. On terve suvehooaja on siis kliendi juures. Sügisel tulevad nad hoiustamisele meie juurde ja siis me teostame ka nendele hoolduse. Peseme need katted, mis on siis kas saanud lindude poolt või päikese käest või lihtsalt tolmuga kahjustada. Et meil on olemas suured pesumasinad, tööstuslikud, saab nii suured detailid puhtaks, kui ka saab väiksemad detailid puhtaks, et kõike seda saab. Ja vajadusel pärast uuesti paigaldate ka? Absoluutselt. Paneme nad järgmine kevad uuesti ülesse, et paigaldame samamoodi, jah. Meie oleme Funrendiga pikaaegsed koostööpartnerid, vaatamata sellele, et me tegelikult oleme omavahel ka konkurendid. Ja miks? Sellepärast, et teatud tooted toob Funrent maale, teatud tooted toob EasyUp maale ja alati on mõistlik ennem koopereeruda, kui olla nagu tõsised konkurendid. Oleme teinud koostööd 15-20 aastat ja koostöö on sujunud väga hästi, tooted on head ja soovitan kõigile võtta ühendust, kas rentida, osta või mis iganes küsimustega. Ivar, edukas üritus algab ju planeerimisest ja partnerite valikust ja selles osas oleks ka mõistlik ikkagi teiega aru pidada. Täpselt nii. Edukas planeerimine tegelikult aitab kokku hoida nii aega, raha kui ka tegelikult tekib selle planeerimise käigus palju huvitavaid ideid, mida klient ei pruugi isegi ette kujutada, mis on võimalik. Et tegelikult selleks kõigeks on meil nii Tallinnas kui Tartus eraldi inimesed. On väikerendis inimesed, kes siis aitavad seda planeerimist teha kodus pisikestele sünnipäevadele ja on suurte ürituste tarbeks eraldi projektijuhid, kes aitavad planeerida suuri üritusi, näiteks Grillfest või mis iganes suured peod. Et pahatihti klient ei oska vaadata suurt pilti. Ta mõtleb, et tal on üritus, kuhu tuleb 30 inimest, aga näiteks ta ei oska isegi arvestada, mitu lauda tal vaja on selleks, et see 30 inimest istuma panna.
oleme teinud isegi erilahendusi, kus siis ostetakse jett ja saetakse see jett pooleks, pannakse see vastu seina ja tekib selline 3D efekt, et jett lendab näiteks läbi seina, et neid kastist välja lahendusi, mille peale klient ei oska isegi tulla, selleks ongi meil projektijuhid, kes seda aitavad välja mõelda ja mitte ainult välja mõelda, vaid ka ära lahendada. Aga samas, kui klient tulebki mingi väga lennuka ideega, siis te teete ka selle võimalikuks? Absoluutselt. Ongi 2 viisi seda üritust planeerida, et kas me lähtume sellest kontseptsioonist ja planeerime seda nii-öelda alt ülespoole või siis antakse meile ette eelarve ja öeldakse, et meil on X arv eurot ja palun tehke selle raha eest maksimaalne ja see saab juhtuma. Millise kliendi unistuse te olete ellu viinud või mida pöörast on teie käest küsitud? Tegelikult jah, ega ei olegi piire, et me suudame teha praktiliselt kõike, mis vähegi nagu fantaasia piiriks seab, et ükskõik, kas teeme penoplastist mesilased, värvime nad mesilase värvi ja see mesilane ongi meetri suurune ja dekoreerime sellega kogu ürituse ala või siis jah, nagu ma tõin selle jeti näite, et kõik on võimalik. Rauno, mida kõike teie käest võimalik rentida on? Eks see ampluaa ole väga lai, et alustame alates nugadest, kahvlitades, lõpetades mitme tuhande ruuduste telkidega, et teenindame väikseid eraaiapidusi ja lõpetades, ma ei tea, Rally Estonia presidendi vastuvõtud, grillfestid, suured pulmad ja nii edasi. Aga mulle meeldib toodete ampluaa ja mis tegelikult täna need Funrenti kõige rohkem eristab, ongi see, et me suudame pakkuda väga laia tootevalikut, alates suuremad kategooriad, helid, valgused, põrandad ja nii edasi ja lõpetades täiesti niisugeste ägedate asjadega nagu olgu need minigolfirajad, batuudid lastele, suhkruvatimasinad ja me ei ütle kunagi kliendist ära, et kui sa tuled meilt 2 lauda rentima või 20 kahvlit, et see ongi meie eripära ja me väga ootame neid kliente. Et veel kord, toodete valik on mega ja kindlasti tasub meie kodulehte vaadata ja see tõesti toodete valikus nii laia valikut ei ole kellelgi, saan käsi südamel öelda. Te aitate justkui nagu programmi ka isikliku peo jaoks luua, sest inimene avastab, et ohoo, ma võin pakkuda minigolfi oma külalistele. Ja see võib-olla teebki selle asja ägedaks ja üritame ka ise asjadega ägedaks, et kui sa selle grillpeo teed, sa võid meilt suurema grilli rentida või grillvanni ja mis iganes mänge sinna juurde, et on need, ma ei jõua neid nimetusi kõike nimeda, aga on need õhuokid, lauajalgpallid, suhkruvatimasinad, pokkerimasinad, pokkerilauad koos diileritega saate rentida või mida iganes, et neid tooteid jääbki lugema, et tegelikult on ju mitukümmend tuhat toodete rendivalikus ja erinevaid tooteid seal juba kindlasti 500 pluss ja neid jääbki loetlema. Kui tahaks kohale tulla ise silma peale visata, et kas see on Tallinnas või kuskil mujal veel? Ja mis põhiline, et Lõuna-Eestit teenindada, siis meil on Tartus ka suur ladu ja mis põhiline, kõik need tooted on meil tegelikult koha peal ka olemas, et kõik see, mida ma rääkisin, need on meil koha peal olemas, neid on võimalik näha, iga see pulmapidaja saab tulla koha peale tutvuma, et mis toote ma täpselt saan ja kodulehel meil on alati ka lisaks tootepildile ka need päris pildid ja kuidas ta siis toode seal mingis keskkonnas on, et hoiustame me kõike seda siin 6000 ruutmeetril Tallinnas koos välialaga ja Tartus peaaegu et sama suurelt ja katame ära iga Eesti nurga, et ja klientidele on väga mugav ka, et kui ma tahangi nüüd seda 20 klaasi või kahvlit rentida, et saab ka see Lõuna-Eesti inimene, et seda teha kõike. Ja nagu öeldud, ei pea olema suur firmapidu või pulm, võib olla ka väike kodujuubel. Seda me rõhutamegi eelkõige, et see jääkski niimoodi, et me siin korraldame Rally Estoniaid või et Funrent on nii suur ja me teeme ainult suuri asju, vaid just nimelt see mõne toote rentija on meile väga teretulnud. Meil on eraldi kliendihaldurid nendele, kes väga südamega ja hoolega tegelevad nendega ja suured tänud ka neile.
Ma olen Funrendiga teinud koostööd, ma arvan, vähemalt üle 10 aasta, alates sellest ajast, kui ma tulin üritusturundusmaastikule. Sellepärast, et nad on üks peamisi ja ainsaid, kellel on nii suur park igasugusetest dekoratsioonidest või siis mööblist, mida saab kasutada. Ja eriti äge, mis mulle viimasel ajal on meelt teinud, on see, et neil tekkis ka see dekoosakond sinna juurde, mis tähendab seda, et nad mõtlevad väga loovalt kaasa, kuidas mingit ruumi ilusaks luua. Peamiselt tellinud Funrendi käest mööblit, telke ja nüüd viimastel aastatel nende dekoosakonna käest ka siis hästi palju erinevaid dekoratsioone ja täislahendust, et nad tõesti tulevad ise kohale ja panevad sulle kõik üles, et ma ei pea selle pärast muretsema. Ma arvan, et kliendi jaoks ongi kõige olulisem see, et keegi natuke kuskil jälle seda koormat vähendaks. Lisaks funktsionaalsetele renditoodetele peaks üritus olema ka ilus või mida sina sellest arvad, Heidi? Jaa, kindlasti. Ütleme, et kui võtta lihtsalt selline paljas ruum või lihtsalt telk, siis tegelikult dekoratsioonid on need, mis annavad nii-öelda emotsiooni ja tegelikult meie siis müümegi ja rendimegi emotsiooni, et kui külalised astuvad sisse, siis neil tuleb see erineva temaatikaga näiteks välja selline hea feeling terveks õhtuks, et kas see on siis, ma ei tea, Brasiilia teemaline või on see kuld või noh, mis iganes, neid võimalusi on nagu hästi-hästi palju. Ja õnneks on Eesti kliendid on sellised, et nad tahavad pigem ekstravagantsed, nad tahavad midagi teistsugust, et nagu me näemegi, et me oleme siin testiga pannud kokku siis 5-meetrise läbimõõduga planeedi, mis meil läheb 2 nädala pärast välja, et teemaks oli Mars ja selline fututeemaline, et ja, et me üritamegi niimoodi, et meil oleks nagu hästi palju erinevat pakkuda just sellist, mida Eestis nagu ei ole. Ja samas meie siis teeme hästi palju erinevaid lilleseadeid just kunstlilledega, et see on natukene, inimesed natuke kardavad seda, kuna nad mäletavad, et vanasti oli kunstlille oli väga-väga halva kvaliteediga, et tänapäeval on see, et me tellime Hollandist väga palju oma kaupa, Leedust, neil on juba otse tehased olemas, et kui seda kvaliteeti vaadata, siis me kombineerime tegelikult hästi palju elus lilledega. Just, et see suvi oli meil super palju sündmusi, kus oli niimoodi, et meil oli kunst oli põhjaks ja me panime näiteks eluslilli ja taimi panime juurde ja tegelikult külalised ei saanud enam nagu aru ja me pakume kliendile nii-öelda renti. Me oleme ühed ainukesed, kes tegelikult Eestis pakuvad püsidekoratsioone, et linnapildis me oleme juba see aasta natuke rohkem välja tulnud, et Balti jaama näiteks turu sügisvärav, et seda me käisime nüüd eile tegemas ja tõesti, et me teeme sinna täiesti käsitsi, meil on kunstnik olemas, kes käsitsi penoplastist teeb näiteks suured mesimummud, ta paneb käsitsi sinna kõik külge, ta värvib käsitsi. Tegime suveks, tegime suured meetrised jäätised, et selles mõttes ongi see tootmine on nagu meile just tulnud, et mul ei ole väga palju seda, et ma kuskilt tellin, ma tellin näiteks Hiinast või kust üldiselt tellitakse suures koguses, et meie kuidagi nišš on tekkinud niimoodi, et öeldakse, et ma tahan midagi sellist ja me toodame ise, värvime, teeme. Et just sellised suured gigantsed detailid on nagu meie teema, et ja. Et ühesõnaga, mis iganes stiilis, stiilipidu teete ära? Mis iganes jah, et siin ei ole nagu, meil ei ole ühtegi asja, mis jah, oleks nagu piirangutes, et meil on olemas metallipoisid, kes teevad nii-öelda metallitööd, meil on olemas puupoisid, kes teevad puutöid, meil on nagu tüdrukud, et kui seal üleval näiteks vaadata, et meil tuleb kohe jõulud tulevad, et me hakkame komplekteerima lahti, siis tegelikult kui vaadata neid palle seal üleval, mis on puntidesse pandud, need on tüdrukutel tehtud käsitsi kõik, et kuna selliseid palle on kuskil müüa, siis me ostsime penoplasti pallid ja käsitsi pandi kõik seemis ja velvet sinna ümber ja need olid siis Rotermannis ja Ülemistes oli eelmine aasta jõuludel üleval. Et selline käsitöö on jah, meie teema täiesti.
Jolos on Funrendiga juba pikaaegne sõber, partner, aitavad meil ellu viia meie suurepäraseid ägedaid ideid, neid reaalsuseks teha ja tõesti koostöö on kestnud juba kaua aega. Enamasti rendime telke koos paigalduse transpordiga, inventari ja nüüd ka siis uuest kategooriast siis dekoratsioone. Ja teeme siis koostööd nii Eestis, kui oleme siis ka koos juba välismaal käinud, et palju erinevaid asju ja nende käest saab alati sellist tuge ka teistel teemadel. Ja meie oleme väga rahul Funrendi tootete ja teenustega ja soovitame ka teistele. Funrenti ja Grillfesti seob pikaaegne koostöö ja miks me omal ajal just nimelt Funrendi kasuks partnerina Funrendi valisime, ongi see, et Funrendil on võimekus teenindada festivalil osalevaid ettevõtteid. Neid on Pärnu Grillfestil kokku 350 ja need ettevõtted peavad olema rahul. Nad peavad olema hästi ja võimalikult soodsa hinnaga teenindatud, ehk siis nende platsid üles ehitatud, telgid paigaldatud, põrandad, mööblid, kõik muu, mis sinna juurde käib, et see kõik oleks uhke ja toimiks kõik hästi sujuvalt. Ja seda on Funrent nüüd päris juba pikkade aastate jooksul Grillfestile pakkunud ja ma võin öelda, et meie oleme rahul ja soovitame soojalt kõikidele teistele ka, kes vähegi soovib rendivaldkonnas ja miks mitte osta. Mõnikord ka meie kliendid ostavad endale tarvikuid, vahendeid ja telke, siis ostke ja rentige Funrendist igatahes, julgen soovitada. Nii need suured elamused ja uhked üritused sünnivad. Juubilar Funrendile jätkuvalt. Palju õnne!